tere tulemast tagasi. Head naised, tere tulemast tagasi suurde saali. Ma näen teie silmis ja peades, kui targad te olete pärast neid töötubasid. No see on lihtsalt uskumatu. Meie konverents jätkub ja meil on plaanis paneeldiskussioon. Olge hea, istuge ja asume siis kuulamise lainele ja kaasaelamise lainele. Ja meie paneeli pealkirjaks on kogukondliku mõju loomine. Et kuidas kasvatada üksikust roheteost kogukondlik muutus. Meie programmi raames lisaks äriarendusprogrammile oli ka rohesaadikute programm, mis koosnes erinevatest meistriklassidest ja samuti kõikidel oli siis võimalik ka kätt proovida arvamusloo või blogipostituse või artikli kirjutamise näol. Meil oli ka esitluste, pitchimiste meistriklass ja praktikute käe all sai mitmeid asju lihvida. Ja see on oluline, et mitte ainult oma asja teha ja hästi teha ja võib öelda mõnikord nina maas teha, vaid tegelikult sellest ka rääkida. Rääkida laiemalt ja luua mõju ühiskonnas. Ning see on selle paneeli tänaseks teemaks. Meie paneelis, ole hea järgmine slaid, pean seda vist ise panema, ja pane tagasi üks, ole hea. Et meil on siis kõigepealt rohesaadikute ettekanded, naised, kes meiega rohesaadikute programmis olid, ning pärast lühikesi ettekandeid kutsume juurde meie programmi looja ja algataja Siiri ja siis teeme ka väikse arutelu. Teeme suure aplausi kõikidele, kes olid valmis siia mul paneeli tulema. Teeme aplausi ja kutsume lavale Kristeli. Tere kõigile, et tore, et te tulite tagasi töötubadest kuulama. Nii et korra siis võite teha sisse-välja hingamise ja tulla siis uude paneeli teemasse sisse. Nii et minu nimi siis Kristel Vihman. Ja esimene küsimus oligi, et kuidas minust sai ettevõtja. Kui ma sellele küsimusele mõtlesin, siis tegelikult ma arvan, et minu ettevõtja tee sai alguse kuskil 7-aastaselt. Et siis, kui me olime maal ema sõbranna juures, oli siis selline suvehommik köögis, tehti pannkooke ja hästi palju kärbseid. Teate küll seda niisugust hommikut, tänapäeval vist on üldse vähem kärbseid, aga sellel ajal oli palju kärbseid veel. Ja siis ma igavlesin ja ootasin pannkookide valmimist ja siis ka hoidsin kätt ja püüdsin niimoodi natuke kärbest enda peo peale saada ja vaatasin, kas ma saan ta kätte. Ja ema sõbranna, kes oli jurist, siis tema nägi mind ja ütles, et kui sa püüad ühe kärbse niimoodi praegu peoga kinni, siis saad 1 rubla. Sellel ajal olid rublad. Ja see hetk, ma arvan, sündis minus ettevõtja. Ma püüdsin selle kärbse kinni ja ma sain 1 rubla. Nii et, ja hiljem siis kindlasti ka, et on olnud ka, nagu keegi ütles, et on sündinud ettevõtjate perre, et meil oli ka perel oli lillepood ja kunagi ka siis juba hiljem, siis mul on olnud ka selline kangakudumise töötuba, mis tegutses mitmed aastad ja see sai siis ühel hetkel nagu antud edasi järgnevatele ja sellest on nüüd 2 tegutsevat firmat, toimivad siiamaani. Mis on ettevõtja väljakutses minul olnud? Pärimuskultuuri teemaga tegeledes, siis tegelikult see ei ole baasvajadus. Ta küll täidab teatud sellist identiteedi nagu osa meis, ta täidab teatud kuuluvust, aga tegelikult ikkagi on nii, et kas mingi jõusaal või niisama koerteklubi tegelikult täidaks ka seda sama vajadust võib-olla. Nii et on olnud nagu keeruline alati seletada natukene, millega ma tegelen, eks. Et see pärimuskultuur kõik saavad nagu aru, aga natukene ta seostab niisuguse asteldaja, selle raske maatööga ja ta ei ole, nii. Nii et nüüd kuulevad need ka, kes veebis on. Nii et ta ei ole olnud selline baasvajadus. Siis üks väljakutse on ka see alati muidugi ettevõtluses, et kes olen mina ise. Ja?
et kes olen mina, kus ma positsioneerin ja kus see raha siis nagu tekib ja tuleb. Nii et see on olnud kindlasti just see, et leida siis just neid enda oskuseid, nii nagu siin esimeses selles EVA ettekandes meil olid ka, et just, et mis need minu oskused on. Ja kuidagi seda nagu esile tuua ja ikkagi nagu siis mängida selle peale, mitte püüda olla keegi, kes ma ei ole, eks. Ja siis küsimus on ka alati see, et kas ma olen lihtsalt ettevõtlik või ma olen ka tegelikult ettevõtja. Et see puudutab seda osa ka, et kus see raha siis on, eks. Et ma lihtsalt mitte ei toimetaks ringi, aga ikkagi olla nagu see ettevõtja rollis ja mõelda ka selle rahalise poole peale. Ja siis see põhiline küsimus muidugi, et miks ma teen. Ka see just, et tõesti kui üksi tegutseda, siis see küsimus, miks ma seda teen, miks ma olen praegu selles rollis ja et võib-olla ka hoopis midagi muud teha, eks, mis on ka okei, aga just lihtsalt see miks küsimus. Ja nüüd siis sellest, ma ei tea, ka siis väikesest teost või jah, küllap väikesest teost ja võib-olla siis ka suurest kogukonna muutusest, millest paneel räägib, on siis nii, et ühel hetkel siis, ma ei teagi, olin ka nagu sellisest kirivöö koolitusi palju, ja pärimuskultuuriga tegeledes märkasin, et kuidagi see kirivöö huvi on natukene nagu teisenenud või kuidagi nagu ärganud natuke teisel moel ka pilti, et naised, kes tahavad ennast kuidagi siduda rohkem juurtega või siis kuidagi ka sellises nii-öelda väevöö kontekstis ja siis tuli ka nagu rohkem pilti ja ma sain aru ka, et sellega on seotud teatud hirmud üldse näiteks kirivöö kandmisega ja üldse pärimuskultuuriga, et see kuidagi on nagu selline suur ja natuke nagu ebamäärane ka, natuke nagu on huvi, aga natuke on pelgust. Ja kui ma siis mõtlesin, kuidas seda nagu olukorda lahendada, siis sain natuke inspiratsiooni ka World Cleanup Day'st, millega ma kunagi siis vabatahtlikuna ka kokku puutusin. Mõtlesin, et kuidas ma saaks seda muutust luua. Kas ma hakkan ükshaaval inimestele rääkida või ma teen seda kõigiga korraga. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kui World Cleanup sai 1 päevaga, siis miks ka mitte, nagu panna see kuidagi 1 päeva ja öelda kõigile, et kanname 1 päeval. Ja milline see päev võiks siis olla, ja kuidagi orgaaniliselt ka, et see võiks olla päev, kus on nagu võib-olla tore seda ühiselt teha. Nii et ja jaanilaupäev, selline sõnajala õie otsimine on ka nagu tore, aga see on natuke abstraktne, et kõik, mida selles päevas veel teha, siis on nii, tuli selline mõte, et hea küll, et teeme üleskutse jaanilaupäeval kirivööga. Ja siis sai otsitud või leitud õigemini koostööpartnerid, nii et Eesti Rahvakunsti Käsitöö Liit, see idee tuli mul kuskil maikuu keskpaigas ja ma olin otsustanud, nüüd on muuseas see koht, mida võib-olla te ise ka tunnete ära, neid ideid on nagu palju peas. Ja ma olin otsustanud, ma olin elus sellises etapis, et ma otsustasin, et ma austan neid ideid, mis mulle tulevad. Ja siis see uitmõte, see oli ka selline pisikene mõte, nagu neid tuleb. Ja mõtlesin, et ja küll, see on see mõte, ma proovin, kuhu see viib. Ja siis saigi siis mindud teele ja otsitud koostööpartnerid 1,5 kuud. Nad ütlesid, et teeme ära, ma ütlesin ka teeme ära, leidsin turundaja, kujundaja ja läksime teele, et mõnus hoog oli sees. Ahah, siin pidi nüüd nii olema, need pildid tulevad nagu ükshaaval, et ma saan niimoodi, et hästi efektselt saan teile näidata, et mis siis edasi hakkas saama. Aga nad tulid praegu teile kõik korraga. Pauhti. Ja, et ma siis püüan siis siit umbes piltide vahelist ala teile natuke rääkida. Siis see üleskutse on kehtinud nüüd siis 3 aastat, mitte kehtinud, aga ta on kestnud 3 aastat. Alguses oligi, et tulid need esimesed pildid, mis seal pidid teile ette tulema, olid siis, kus ma olen raadios, stuudiotes, olid siis intervjuud Vikerraadio, Kuku raadio, Helmari raadio, Klassika raadio. Vikerraadios me oleme olnud tegelikult igal aastal, et selles mõttes suur tänu Vikerraadiole, et muidu teised ei võta enam, kui on nagu uudis on nagu selline iga-aastane. Ja mis on olnud selle sündmusega veel väljakutse on ka see, et teen vahepeal küsimuse. Kes on, anna palun käega märku, kui sa oled kuulnud sellisest üleskutses, et jaanilaupäeval kirivööd kanda. Vau. Teate, miks see on nagu oluline praegu see hetk, sest et me korraldame seda sündmust, aga tegelikult ma üldse ei tea, kes sellest nagu teavad. Sest see on asukoha ja registreerimise vaba sündmus. Meie siis ainus niisugune tingimus on, et
postita sotsiaalmeediasse pilt endast ja tag'i ära. Nagu Siiri ka siin alguses ütles, et nemad on nagu lugenud neid tag'e ja mina sain ka aru, et miks ma ei ole lugenud. Et ma olen nagu neid tag'e ükshaaval lugenud, et aga lihtsalt me oleme sotsiaalmeedias nagu vaadanud, et kui palju nagu ikkagi siis tuleb neid postitusi või osalejaid. Nii et sellepärast meil ei ole, vahepeal siin on ka see miks, et miks ma teen, on ka see, et ei ole näha neid inimesi. Aga suur tänu, ma nagu nägin juba praegu neid inimesi reaalselt. Ma ütleks, et võib-olla isegi 1/3 saalist. Nii et teinekord on raske mõõta seda mõju siis kogukonnale. Ja üks lugu veel siia, mis on minule näidanud ka, et sõnum on nagu laiale, ma ei tea, laiematesse ringkondadesse jõudnud, on see, et näiteks Siiri tuli ütles, et tema teab sellest üleskutsest, me ei tundnud oma vahel. Et on levinud. Ja siis mul oli siis eelmine aasta oli ka selline juhus, et ma korraldasin ühte sündmust, mis oli ka Kiriveepäevaga seotud. Ja tegin selle Eesti Rahva Muuseumis, ERMis. Ja kiire oli ja sõitsime sinna taksoga. Ja tellisin Bolti ja hästi palju asju ja kraami oli. Ja siis tuli see Bolti juht ja hakkasime peale laduma kraami ja siis ta oli jutukas taksojuht. Ja siis ta muidugi tahtis rääkida tohutult ja küsis, kuhu te lähete. Ja siis mõtlesin, no sõidame Eesti Rahva Muuseumis, mis teil seal toimub. Ma ei tea, hakka nüüd seletama taksojuhile, mis see Kirivöö on nagu. Ja siis mõtlesin, okei, me teeme sellist Kirivööpäeva. Siis, see taksojuht oli nii teadlik Kirivööst, et ta hakkas mulle rääkima, kuidas peab Kirivööd propageerima. Ja siis ta hakkas mulle rääkima sellest, kuidas, kas te teate, et on selline üleskutse Jaani laupäeval Kirivööga. Ja nagu ikka sellised kultuuriuurijad või kes teevad sotsioloogilisi uurimisi, kui sulle ikkagi, ma arvan, et kui taksojuht juba teab, mis on Kirivööpäev, siis mul oli ka tunne, et sõnum on kuskile jõudnud. Nii et see kõik on see, mis on nende piltide vahel ja meil on siis sotsiaalmeedias, kui sa paned sisse #Kirivööpäev, siis nende 3 sündmuse puhul on seal neid pilte, kus inimesed jagavad. Ja see on siis see põhiline tagasiside, miks me teame, et see läheb korda. Ja igaüks, kui keegi kuskil ütleb, et ta teab sellest, siis on tore. Aga sündmuse eesmärk ongi see, et sellest tuleks lihtsalt uus traditsioon ja keegi ei mäletaks enam, kes selle algatas või kuidas see kujunes. Ja siis järgmine etapp ongi see, et praegu siis kutsuks siis neid inimesi, kellele Kirivööpäev nagu korda läheb, et on selline, teeme selliste Kirivööpäeva sõprade kogukonna ja kas siis näoraamatus, et see päev saaks jätkuda, kus siis sünniksid järgmised Kirivööpäeva läbiviijad, Kirivööpäeva info levitajad, et see sündmus saaks siis levida ja edasi kanduda siis nagu sellisel vabatahtlikkuse baasil. Ja üks üleskutse on veel, et mul on ka ideid, et kuidas siis veel minna edasi ja pärimuskultuuri populariseerida. Ja juhul, kui on siin enesearengust huvitatuid kuskil 4, 6, ükskõik kui mitu, et mul oleks väga huvitav teha üks selline väike grupikene, et kellega siis proovida, et kuidas teil on tunne, et kui näiteks regilaul oleks mälutreening või rahvatants oleks kestvussport või muinasjutu vestmine oleks selline kohalolutreening, et me võtaks ette sellise paari kuulsid, et mul on teooria, et see võiks toimida, aga mul oleks väga hea meel, kui tekivad huvilised, kellega me saame siin võib-olla pool aastat, võib-olla 7 kuud, natukene selline spontaanne, et sellega nagu läbi minna, nii et suur aitäh! Suur aitäh ja Kristel on saanud Kultuurkapitali poolt ka tunnustuspreemia just Kirivööpäeva edendamise eest, nii et palju õnne ja no tõesti, me räägime sellest paneelis edasi. Aitäh sulle! Liigume järgmise ettekande juurde ja palun siia Isabella Klušauskaite ja sa räägid juba oma teemast kui sinimajanduskogukonna arendaja ise edasi. Aitäh! Nii, tere, et mina räägin natukene teistsuguse siis kultuurilises rahvusromantikast, mis ei ole enam niisugune Karoliine hõbelõng, vaid natuke rohkem juba siin me oleme ja natuke rohkem, kus on alkoholi tavaliselt sees. Et minu lugu tuleb siis natukene merenduse keskkonnast, et ma olin aastaid töötanud purjetamistreenerina ja siis jätkasin ise juba edasi merearheoloogina. Läksin selle nimel siis Inglismaal õppima ja õppisin siis sukelduma selle aja jooksul ja nüüd olen täiesti mitu karjäärivahetust juba teinud ja nüüd töötan õpetajana, et see kõige parempoolne pilt ongi siis argipäev õuesõppepäeval, kui istub muru peal natuke liiga kaua, et siis oli vaja päikese käes kuivatada ennast. Ja siis lapsed vaatasid, kas õpetajad ongi sellised, ma ütlesin, jah, on küll.
Aga millega mina siis enamasti tegelen praeguseks juba, et lahkunud erinevatel töökohtadelt, kuid ikkagi see kirg on ikkagi jätkata niisuguse sinimajandusega, siis tihtipeale see sinimajandus on just praegu tulnud teemaks läbi ÜRO ookeanidekaadi, aga ikkagi kuidagi on näha, et selle dekaadi jooksul, mis lõpeb 2030, ei jõuta need eesmärkideni. Me seame hästi kõrged eesmärgid, aga me midagi ei suuda teha. Ja kaasatakse nii palju erinevaid sektoreid, kaasatate kogukondi ja teadusasutusi, kuid mingit järelkaja nagu ei teki. Ja tihti ongi see, et me räägime nendest mudelitest, aga merenduses võtab kõik ülipalju aega. Näiteks hakkame laevu lammatama, aga lammutuse teod ise on juba päris reostavad, kuidas me seda nii-öelda keskkonnasõbralikumaks teeme. Aga lisaks sellele, et mida me kasutame, mis materjale taaskasutatakse, on veel lisaks teised tegevused. Et enamus ettevõtteid, keda me näeme, tihti peidavad ennast teiste STG-de taha. Ja see ongi tihti just sellepärast, et need lihtsamad. Aga on ka teisi viise, kuidas seda teha, et me ei pea olema kinni selles ühes ja samas lahenduses, mis on rohe- ja ringmajanduste juures. Ja siit tulebki sisse natuke ka minu kultuuripärandi taust, millega ma olen tegelenud. Ja ma näitan teile nüüd niisugust huvitavaid kaarte. Et kui paljud teist on üldse sõitnud laevadega? Kas on mingi kindraid trajektoori, mida te olete kasutanud? Tallinn, Helsingi, Soome, kõik niisugused klassikalised. Kuid tänaseks ligikaudu keskajast saati on säilinud enamused niisugused laevanduse trajektoorid, mis on siis seal vasakul pildil. Ja me näeme niisugust suurt tihedust. Kogu aeg üks ja sama tihedus. Ent suured alad on katmata. Ja just nendes suurtes alades tehakse midagi väga kahtlast isegi. Ja seal on isegi andmed puudu, kuidas me saame neid andmeid, kuidas kultuuripärand seal üldse on säilinud. Ja kui me nüüd lõpuks vaatame ülemaailmset kaarti, mis seal paremal üleval on, see on ainult teise maailmasõja laevavrakkidest. Aga nüüd kujutage ette, kui palju neid laevavrakke ise võib olla, kui palju seda merekultuuripärandit, kus me räägime sadamatest, kus me räägime kõigest, mis võib üldse sattuda merekeskkonda. Seda on nii palju. Ja tänasel päeval on meil isegi Mars rohkem ära uuritud, kui meie merepõhi, ainult 6% on teada. Ja see on väga väikesed protsendid. Ja mina siis praegu proovin hakata vaikselt ennast harima, et mina saaksin ise hakata tegema kogukonda nii-öelda kokku kutsuma, et üldse hakata uurima meie vrakke. Ja see on siis mitmete kogukondadega välismaalt, on see siis näiteks Horvaatias käisin koolitusel, Soomes käisin koolitusel, et üldse olla võimeline tegema midagi. Ja kui te vaatate seda kaarti, siis on päris palju. Ja merearheoloogia ligikaudu Eestis on praegu 6 tükki. Et seda on päris vähe ja enamasti on kõik juba kinni mingite projektidega ja kõik ei jõua. Mina oma teiste tööde kõrvalt proovin hakatagi seda tegema, et äkki on midagi, mida saab teha. Aga mis on siis merearheoloogia või siis merekultuuripärandi nii-öelda mõju sinimajandusele? Me räägime siis niisugusest asjast nagu kogukond. Et identiteet, mis meil tuleb läbi laevade või siis üldse sadamate, kes seal on midagi teinud, kus need laevad on tulnud, et kas laeva peal oli oma laevaarst. Näiteks Tallinna lähistel on üks laevavrakk, millelt leiti süstal. Tõesti tekib huvi, kus kohas see tuli, miks see tuli, kes need inimesed olid tollel ajal. Aga samuti ka see, millist innovatsiooni nad reaalselt tegid. Ja mida teadlased ja mida meie kogukond saab edasi teha, et seda innovatsiooni jätkata. Et tihtipeale praegu see lahendus on digilahendused. Ilgelt äge oleks ju tegelikult see, et keegi läheb alla, teeb laserdab laeva vrakki ära ja siis inimene näiteks saab ise katsuda, kuidas see tunne on. Ja näiteks Meremuuseumis on juba üleval 3D mudelid, et pimedad ja vaegnägijad saaksid katsuda neid üldse. Et mingi kogukonna identiteet läheb selle kaudu ikkagi edasi. Aga samuti ka keskkonnahoid on hästi oluline. Praegu on teemaks tulemas see, et kõik need teise maailmasõja vrakid on keskkonnaohtlikud. Et mis me tegema hakkame ja nende kütustega, mis sealt välja lekivad ja see on väga-väga suur mure. Ja isegi Norras me näeme seda mõju, et on elav hõbe juba loomades, mida süüakse ja inimesed võivad sellest haigeks jääda. Et see on mure, millega tegeletakse, aga inimestest on puudust. Ja võib-olla on inimesi, kes on huvitatud selle toetamisest ja siit tulebki niisugune väljakutse. Ja siis minu ettevõtte eesmärk koos siis teiste tuttavatega ongi
siis kutsuda üles ja teha teadust, kokku kutsuda erinevad partnerid ja hakatagi tegema niisugust ekspertide koostööd. Et ei oleks niisugune üksikud inimesed kuskil, ainult need 6, kes on suuremates asutustes tegutsevad, kes on ülekoormatud, või äkki on teisigi. Äkki on teised sukeldavad, äkki on mingid teised koostööd, mida saab teiste teadlastega teha. Ja aidata natukene ka kaasa sellesse rohepöördesse või sinipöördesse siis täpsemalt. Et sinimajandus oleks ka ikkagi rohelisem kui muidu, et me ei peidaks ennast teiste asjade taha. Ja sellega seoses, mida ma olen suutnud nüüd selle äriarenduse ja rohesaadikute käigus, programmide käigus teha, ongi see, et olen käinud koolitustel, sain rahastusi ja just tulin Soomes koolituselt, et kahjuks ma jätkan seda järgmine aasta, kuid sinna peale juba isegi läks 11 000 eurot. Et ei ole palju raha, aga ikkagi on vaja teha ja on vaja jätkata ja võib-olla on siin teisigi lahendusi. Suured tänud! Aitäh sulle, Isabella, ja jätkame sinuga diskussiooni ka paneelis. Järgmisena palun ettekandeks siia Laura Vetevool ja tema on Hingest loodud looduskosmeetika rajaja. Ole hea, Laura. Tere, mina olen Laura Vetevool ja mina siis räägin teile looduskosmeetika brändi loomisest täna. Mis on looduskosmeetika? Tegelikult, kui me mõtleme selle termini peale ja kui ma paluksin igal ühel teist panna paberi peale kirja, mis asi on looduskosmeetika, siis ma olen täiesti kindel, et igaüks vastaks täiesti oma versiooni. Ja tegelikult ei ole ka looduskosmeetika termin kuidagi seadusega reguleeritud, ehk siis iga bränd paneb selle mingil määral enda jaoks paika, mis on tema jaoks looduskosmeetika ja mis on tema siis missioon ja visioon. Mina lähtun sellest, et mina lihtsalt ei kasuta oma toodetes sünteetilise päritoluga aineid või koostisosi. Ja kus siis sai minu teekond alguse? Enda perekonnast, et mul on 3 väikest poega, kellel on kõigil väga tundlik nahk, kuiv nahk ja hulgaliselt nahaprobleeme. Ja niiviisi ma siis hakkasin katsetama oma kodus erinevate retseptidega, mida ma alguses internetist lihtsalt leidsin. Aga väga kiiresti tekkis sellega nagu suur sein ette, sest et internetist ei ole lihtsalt võimalik kogu seda informatsiooni leida. Ja siis oligi vajadus minna edasi õppima, et ma alustasin siis ökokosmeetiku erialalt, millest täna ka juba Kaia Kaire-Hunt rääkis ja veel mitmed teised. See oli tõesti nagu väga hea selline stardi või avapauk minu jaoks. Sealt edasi juba teadsin, et ma tahan nagu süvitsi minna õppima just nagu kosmeetika tegemist. Ja Eestis tegelikult meil ei ole väga palju kohti, kus kohas nagu õppida. Ja teine väga hea koht oligi Sebill OÜ, kus siis ma õppisin looduskosmeetika brändi loomist, mis andis siis nagu väga tugeva formuleerimisoskuse. Ja siinkohal ma ütlen ka, et kindlasti sellel teekonnal on hästi oluline leida enda ümber inimesi, kes käivad sinuga sama rada või kes on sinuga sarnased ja kellel on sarnased huvid. Ja siin on ka mul üks 4. punt tüdrukuid, kes on minu jaoks hästi suur inspiratsioon, võib-olla meil siin Eestis, kelle soovitusel läksime ka nüüd edasi õppima kosmeetika keemiku eriala juba siis Austraalia programmis ja nemad on selle tee juba läbi käinud. Ja kuidas see õppimine kõik käib, siin on nagu illustreeriv pilt, see on tegelikult mul kodus köögisaare taga. Ilmselt mul poeg õpib samal ajal kõrval ja mina lihtsalt siis õpin, formuleerin, katsetan. See ei ole muidugi see, kuidas ma oma tooteid päriselt teen, aga see on see, kuidas ma päriselt nagu kodus katsetan toodete tegemist, et see kõik käib nii-öelda nagu oma pereelu kõrvalt. Ja ma ütleks, et minu kõige suurem õppetund on olnud siiski oma ettevõtte loomine, Hingest loodud OÜ. Et ma ütleks, et ettevõtte loomine on minu jaoks start ettevõtjaks kasvamisel. Et see tõesti nagu see probleemide lahendamine ja see nii-öelda väljakutsete võtmine arendab siit kõige rohkem, et see on midagi, mida sa ei saa õppida üheski koolist või koolitusest. Ja
õppetund võib-olla on siis see, et teekonna vältel on alati võimalus kõike muuta ja paremaks kujundada. Et siin on näiteks üks väike näide, et minu põhitootest Jumalanna näoõli, et 2024 milline nägi välja tootepilt ja võib-olla reklaampilt ja milline ta on aastal 2025, et milline on pakend, milline näeb välja toode. Et see kõik nagu, sa saad kõike nagu kogu aeg paremaks muuta, et sul ei pea olema kogu visioon selge siis, kui sa alustad. Ja kogukonna loomine minu jaoks, ma ütleks, et minu jaoks on see läbi sotsiaalmeedia ja ka läbi tutvuste ja enda ümber kogumise nendest ettevõtetest ja ägedatest naistest, kes teevad sinuga sama või sarnaseid asju. Et kui palju võib näiteks muuta mingisugune sotsiaalmeedia postitus üleüldiselt, kui sa neid teed, et mina hakkasin ka tegema nüüd erinevaid sotsiaalmeedia postitusi, see tuleb hästi raskelt minu jaoks, üldse niimoodi kuidagi avalikult endast võib-olla rääkida või oma elu nii-öelda nähtavale tuua, sest et ma olen eluaeg olnud selline, kes tegelikult üldse ei postita mitte midagi kuskile ja tavaliselt eriti üldse oma nii-öelda elust kuskile ei räägi. Ja see on nagu pidanud mind tooma nii-öelda hästi nagu kuidagi avalikult esile. Aga mida ma olen nagu märganud on see, et inimesi täna puudutab väga palju just see nagu ehe ja päris olemine. Et ka sotsiaalmeedias inimesed tahavad kuulata sinu päris lugusi, sinu päris katsumusi. Ja sellepärast ma nagu leian ka, et ülioluline on üksteist toetada, et nagu päriselt toetada ka sotsiaalmeedias. Et sa ei pea, et nagu sa jälgi ettevõtjaid, kes on sinu jaoks oluliselt, sa võib-olla jaga nende postitusi või kommenteeri nende postitusi just nagu selle mõttega, et sa sellega annad neile ka indu nagu edasi tegutseda, sest et see on nagu hästi, hästi raske maailm. Ja pea oluliseks just ka nagu Eesti toodete ja brändide toodangu tarbimist. Et mitte eelistada võib-olla välismaist, vaid pigem nagu eestimaist. Ja samamoodi mina, mida ma täna nagu hästi palju igapäevaselt teen, on see, et ma väga palju ka jälgin väikseid kosmeetikabrände enda ümber või näiteks laatadel. Ja ma lähengi juurde ja ma annan neile nõu näiteks, sest ma näen, et neil on pakendil valesti, võib-olla neil on ingredient list valesti. Annan neile soovitusi, kus nad saavad teha oma toodete ja ohutushinnanguid ja nii edasi, et üritada tõsta ka seda teadlikkust nagu looduskosmeetikast. Vot, aitäh! Aitäh! Aitäh, Laura! Jätkame paneelis sinuga ja viimaseks ettekandeks siin paneeli ees annan sõna Marjet Salmarile, kes on Laste õue loovuskeskuse rajaja. Ole hea! Et olen siis Marjet ja Laste õue loovuskeskuse üks asutajatest. Tänasel päeval ma juhin ühte õue lastehoidu Tallinnas, teen selliseid tervisealaseid koolitusi, olen mentor ja Tartu Ülikoolis siis olen ka õppejõud. Kuidas sai minust üldse ettevõtja? 2014 aasta alguses kutsuti mind Soome vaatama erinevaid lasteaedasi. Kuna hariduselt ma olen pedagoog, siis see teema mind kõnetas ja üks tuttav lihtsalt kutsus. Ja mina omakorda kutsusin kaasa enda ühe kunagise grupiõe. Ja siis me seal vaadates erinevaid lasteaedasi nägime ühte õue lasteaeda. Ja Eestis tol hetkel ei olnud ühtegi õue lasteaeda, täiesti tundmatu teema ja meie sattusime sellest nii vaimustusse, et nii äge, tuleme Eestisse tagasi, teeme siin ka. Hakkasime siis uurima üldse nagu laiemalt seda õue lasteaedade teemat ja juunis 2014 me lõime siis Laste õue loovuskeskuse. Tegime reklaami, teavitustööd, õpetajate lehes kajastasime seda teemat, osalesime messil Pere ja laps, kus me tegelikult saime sellist väga negatiivset tagasisidet, kus vanemad tulid ikka ligi, ütlesid, mis mõttes enam tuppa ei lastagi
ja noh, kuna Eestis ei olnud ennem selliseid asju. Ja siis detsembris lõimegi Muugal õue lastehoiu ja kutsusime ka Ringvaate saate endale külla. Noh, kuna Eestis ikkagi see teema oli nii uus, siis 2 aastat meil praktiliselt seda õue lastehoiu teemat praktiliselt ei olnudki, aga me panime toimima eesti keele ringi muukeelsetele lastele. Kuna me tegutsesime Muugal, Maardu, siis seal on hästi palju vene keelt kõnelejaid, siis sellega me nagu täitsime natukene iseennast. Ja ka suviseid keelelaagreid korraldasime. Ja hakkas koos käima ka selline vaikselt naiste klubi siis, kus me ka nagu pöörasime rohkem rõhku tervisele. Aga tol hetkel, kui see Ringvaade saade oli, siis seda oli näinud üks Saksamaal elav estlanna, kelle lapsed käisid Saksamaal õue lasteaias ja ta kutsus meid külla. Ja meie mõtlesime, et kuna meil siin see asi üldse toimima ei läinud, et lähme siis Saksamaale vaatame, et kuidas nemad seda teevad. Ja suvel 2017 me siis sinna läksimegi, saime nagu uut indu, tuleme tagasi, et proovime ikka uuesti, et ärme jätta niisama lihtsalt seda asja pooleli. Ja augustis 2017 me siis korraldasime lahtistuste päeva seal Muuga hoius siis, mis meil oli nagu kohandatud selleks kõik. Tuli 3-4 peret, ma enam ei mäletagi, suht vähe oli neid, aga need pered kuidagi haakusid meiega ja nad ütlesid, et okei, väga hea, loome ühise sellise kogukonna ja nad hakkasid käima. Aga 3-4 peret see muidugi ära ju ei toida selles mõttes ja see minu äripartner, kellega me koos siis alustasime, grupiõde, nimetame teda Mariks, siis tema ütles, et tead, mina enam sinuga koos ei jätka, ma lähen palgatööle tagasi, tee sina, mis tahad. Ja mina mõtlesin, et aga unistusi on, et ma ei saa jätta niisama seda järgi, kange inimene, et kui ma olen midagi juba alustan, siis ma pean ikka lõpuni minema. Ja mõtlesin, et lähen üksi edasi. Tasapisi see Muuga hoid ikkagi hakkas kasvama, sest käijad olid rahul ja kui käijad on ju rahul, siis see suust suhu leviv reklaam on kõige parem reklaam. Kui ikka sõber ütleb, et see on hea asi, siis sa ju usaldad sõpra rohkem kui sellist laiemat reklaami. Ja tasapisi tuli lapsi juurde. Hoiul on ka oma koer, Labrador teraapia koer, keda me siis kasutasime ka, et panna lapsi kõndima. Et siis meelitas lapsi kõndima ja käisime ka erinevates lasteaedades tegemas selliseid töötubasi. Ja selle aja peale olid juba ikkagi ka kuulnud Tallinnast mõned pered meie tegemistest ja nad võtsid ise meiega ühendust, et kuulge, et meile tundub, et see on äge asi, et tehke Tallinnas ka. Algas siis selline ruumide otsimine, mis lasteaia või hoiu puhul on päris keeruline teema, et see vastaks kõik tervisekaitse nõuetele, et päris kaua otsisime ruume, mida me esialgu me ei leidnudki, aga me leidsime hipodroomi alal sellise toreda terrassi, õue osa, mõtlesime, et aga me oleme õue lastehoid, me alustamegi siin õuest. Ja see lapsevanem, kes meiega ise ühendust võttis, siis tema oli valmis jääma ka sinna õpetajaks ja tema tutvusringkonnas olid sel hetkel just meile sobilikus vanuses lapsed, nii et me moodustasimegi sellise väikse kogukonna. Ja septembris me siis seal õue peal nagu alustasime, mina keskendusin ruumide otsimisele, siis veel saime lõpuks hipodroomi ala pealt ruumid, endised pubiruumid, nii et lapsed käisid pubis magamas. Ja siis mina tegelesin selle dokumentatsiooniga, et see kõik vastaks siis tervisekaitse nõuetele, mis oli päris pikk protsess, ikkagi selline 3 kuud sai mässamist sellega. Ja detsembris siis lõpuks sai tegevusloa peale, mina hingasin kergendatud, nüüd saab nagu siis põhitööga, nagu lastega tööle ka keskenduda. Aga võta näpust, ei saanud. Detsembri alguses kutsus siis see lapsevanem õpetaja mind
kohvile, ütles, et tead, mina teen nüüd oma lastehoiu ja võtan need lapsed, kes tegelikult olid nagu ju tema tutvusringkonnast tulnud, võtan need endaga kaasa ja lähen minema. Tegelikult jäi ta küll sinna hipodroomi ala peale ja sai kõrval ruumid veel endale, nii et me jagasime veel õueala. Šokk oli see muidugi suur, ma ei osanud midagi öelda. Ta veel rääkis vanematele igasuguseid selliseid inetuid lugusid, mis ei vastanud üldse tõele. Ja mina mõtlesin, aga minul ju unistus oli ja ma olen nii palju siia juba panustanud. Ma ei saa ju nüüd ära lõpetada. Kusjuures ta tahtis veel tegelikult neid ruume, millele mina olin siis selle tegevusloa peale saanud. Ja ma mõtlesin, et ei, ma ikkagi lähen edasi. Muuga hoiul läks juba päris hästi ja tegin uuesti reklaami, otsisin endale uue õpetaja ja sain õpetaja, saime ka uued lapsed ja elu läks päris ilusti edasi. Muuga hoiul sel hetkel juba oli päris hästi ja nüüd on 11 aastat tagasi. Selle aastate jooksul on käinud sealt läbi päris palju lapsi, oleme kooli ära saatnud ja meil on tekkinud selline mõnus kogukond, kes käib siiamaani koos, mis siis, et lapsed enam hoius ei käi ja tegelikult sügisest panime Muuga hoiu kinni. Et on tekkinud selline mõnus kogukond ja kui meie see üks eesmärk oli, et lastes sellist keskkonnateadlikud kasvatada, armastust looduse vastu, et öeldakse, et see, mida sa armastad, et seda sa ka hoiad. Et kõigepealt lapsi harida ja vaikselt ka siis neid vanemaid seal juures harida. Et Muugal me selle täiesti saime toimima, kogukond on keskkonnateadlik ja käib koos. Ja nüüd siis ma olen pühendunud sellele, mis oli hipodroomi alal tegelikult see. Me oleme sealt nüüd ära kolinud. Tallinlased kindlasti teavad, et hipodroomil ju on suured arendustööd peal. Me vahepeal juba olime Kristiine keskuse taga Kotkapoja tänavalt, kust me saime endale nüüd nime Kotkapoja õue lastehoid ja tänaseks päevaks oleme kolinud juba Rocca al Maresse. Ja nüüd olen mina võtnud endal nagu uue eesmärgiga see Rocca al Maresse kogukond nagu luua siis märtsist koos selle projektiga ma alustasin seal. See on väga raske olnud, et suvalisi inimesi kokku tuua. Et kuidagi seal tundub, et need inimesed on väga, tahavad ainult nagu omas kastis olla, et nad pigem ei suhtleks üldse naabritega. Aga nüüd 6 kuud on möödunud ja ma tunnen esimesi selliseid mõnusaid märke, et meil hakkab midagi tekkima. Et selle nimel ma nüüd siis tegutsen. Aga sel kevadel me tegime sinna nagu oma kogukonna aia, kus tahtsingi ka kogukonda saada kokku, veel ei saanud, aga nüüd me juba niimoodi vaikselt tegutseme. Ja et kui sa tead, kuhu sa lähed, siis on kõik raskused ületatavad. Aitäh! Aitäh, Marjat. Palun kõik panelistid lavale. No nii, et kuulsime väga-väga inspireerivaid lugusid ja lisaks siis lugude esitajatele kutsusin ka Siiri, kes on kogu meie rohekogukonna algataja ja üks nii-öelda arendajaid olnud. Et võib-olla esimene küsimus ja kõikidele oleks tegelikult, Siiri, ole, saate ise võtta teise selle polnudki vaja öelda, said kõik aru. Et ma vaatan, mis ma siin tahtsin küsida ka, siis mul on mõned küsimused, mis tulevad ka saalist. Aga võib-olla tahaksin sellist asja küsida, mis puudutab, et kui sa hakkad oma kogukonda looma, et öeldakse, et üksi võid mõnikord kiiresti joosta, aga kaugel ikka mitmekesi. Et kuidas leidsite
oma kogukonna esimesed liikmed ja toetajad. Ja see küsimus on kõikidel, nii et Siiri, annan sulle kohe sealt sõna. No nii, kuidas me, Helen, leidsime esimesed kogukonna toetajad? Mäletad, kui me peale hakkasime? Olime sina, mina ja Eerika Pihl, täna Mandel, et me hakkasime tegema veebinaare. Täiesti vabatahtlikutena leidsime, alguses rääkisime ise oma teadmised ära, siis leidsime oma naisi juurde, oli nii. Ja mis see põhiline asi oligi, et me registreerisime need inimesed ära, kes kuulasid meid. Küsisime nende e-maili, et nad registreerisid ennast ära ja järjest hakkasime seda väärtust looma. Alguses meil ju ka ei olnud veebilehte rohkem, kui me panime Eena lehele need asjad välja. Ja eks esimesed kogukonna liikmed olidki meie oma Eena naised, et kui me oma liikumisega alustasime 2020 jaanuaris hakkasime minema, siis oli ju, teate küll, mis aeg, kõik toimus online'is ja Eenal oli sellel hetkel ka see väljakutse, et kuidas me siis kohtume ja saigi online'is tehtud ja need meie webinarid, et kuidas hakkama saada, kuidas roheliselt kodus toimetada, sealt läksime edasi erinevate valdkondade peale ja jõudsime ettevõtluseni välja, et sealt need esimesed liikmed tulid. Aitäh, anna mikrofon edasi, et kohe järjest saame vastata. Jaa, et no see kogukonna loomine hetkel nagu minul on ikkagi seotud mitte, et ma ei loo nagu enda kogukonda, ma loongi nagu Kirivöö päeva kogukonda, et kes just kannaksid ka seda sündmust siis edasi, et kuidas need esimesed inimesed tekkisid, ongi see, et nüüd kui seda üleskutset oleme nagu korraldanud 3 aastat, siis ma nägin, et seal on korduvad inimesed. Ja tõesti on ka inimesed, kes on vastanud meil siin, meil on niisugust küsitlusi olnud ja on vastatud küsitlustele, nii et see Kirivöö ise on toonud meieni need esimesed inimesed. Küsin ka siit, et üks on, et sa näed, et on samad inimesed, sama üritus, sa mõtlengi sinu see kiri, ta on sinuga seotud, sa oled üks nendest. Kas oled teinud ka alguses või see, kui sa läksid nagu aktiivselt, nagu ise proaktiivselt poolt kutsudes või on pigem olnud see kogukond kujunenud niimoodi orgaaniliselt? Ta on tegelikult tulnud nagu enam-vähem ikkagi orgaaniliselt, et me oleme kutsunud muidugi, kui meil on põhiline koht, kus on see näha, on see sotsiaalmeedias, on siis see sündmus, et siis selle kaudu me oleme kutsunud ja seda nagu levitanud, eks, et nii et see on see kutsumise pool nagu olnud, jah. Nii et on kuidagi jah, ka nagu Siirigi ütles, et webinarid või midagi, mingi sündmus, mingi asi, mis tõmbab neid inimesi, nii et selle järgi. Minul on kogukond tulnud siis läbi perekonna otseselt, neil ei ole valikut, nad peavad lihtsalt olema siin kogukonnas. Et aga suusõnaliselt isegi läbi perekonna igal pool liikudes, käies, et sõna hakkab liikuma, et eriti just kultuuripärandi puhul, et ma ei tea, kuidas sul, aga just see, et on keegi, kes midagi teab natukene rohkem ja inimesed ikka hakkavad tulema küsima, kuule, kas sa oskad mulle öelda, mis sellega on, mis sealt tuleb, et siis see huvi hakkab kasvama ja info hakkab levima, kuidagi selle kaudu ikkagi. Aga mingil ma olen ka läbi katsetus- ja eksitusmeetodi, et õpetajana ma saan natukene laste peal ka katsetada, et mis lastel on see huvi äkki millegiga. Ja siis tabad ära, et et see just meeldis. Äkki ma saan nüüd seda teistele inimestele öelda. Ja veab välja ja väga hästi veab välja, et sihukesed katsed ja eksitused ja sellest liigub edasi. Minu jaoks on see olnud ikkagi läbi kontaktide loomise, läbi ise avatud olemise. Et ongi see, et sa osaled erinevatel üritustel, sa osaled erinevatel seminaridel, sa lähed õppima, leiad inimesi, kes on sinuga samas valdkonnas, et see on ikkagi sihuke puhas võrgustiku loomine minu jaoks. Minul ka tegelikult on läbi niimoodi kontaktid, et sa ise lähed ja lood kontakti, et käid sellise avatud südamega ringi siis, et ei käi pea maas, vaid mul olid ka algul küll mingid flaierid, mida siis saigi kuskil üritustel jagatud, aga ikkagi sa lõid nagu ise kontakti ja siis. No tore, et just see algus, aga keegi siin ütles ka oma ettekandes, et
inimesed tahavad, sa ütlesid, et inimesed tahavad kuulda neid päris lugusid ja päris õnnelikke hetki ja päris ka selliseid katsumusi. Noh, alustame siis sellest kurvast hetkest ja alustame nüüd mõnest hetkest. Ma eriti, kui ma sind kuulasin, mõtlesin, ma ei tea, kas ma oleksin, kui see lapsevanem võttis need lapsed, ma ei tea, kas ma oleks suutnud ise. Et sa rääkisid nii ilusti, aga lähen tagasi, et kõik, mingi selline tõesti selline päris raske hetk ja kes või mis siis aitas. Aga räägi uuesti või räägi midagi, äkki on midagi veel. Ei eks neid hetki on olnud teisigi, võib-olla vähem valusaid, et see, kui see õpetaja lapsevanem võttis need lapsed, kõik see oli nagu kõige hullem, et ma ikkagi, et kui me nagu koos istusime, siis ma ei osanud nagu midagi öelda, ma jäin nagu jumalast rahulikuks, oma peas käisid kõik need mõtted ja siis ta nagu ise veel pärast ütles, aga ma mõtlesin, et sa olid seal nii rahulik, et sa annadki mulle nüüd rahulikult need ruumid veel üle ja tegelikult need jutud, mis ta siis nagu vanematele ka rääkis, et osa vanemad ikkagi tulid nagu minu käest ka küsima, et siis oli nagu see valus hetk jälle, et mis asja, et ta näiteks ütles, et mina olevat tahtnud nende ruumides saada 11 000 või ma summat enam ei mäleta, kas oli nagu päris suur summa, et siis ma annan need ruumid üle ja ta isegi ei küsinud mul käest mingit summadest juttu polnud. Las see inimene nüüd luksub seal, eks ju. Las ta luksub. Aga Marjat, et kuidas, et see hetk, aga mis või kes aitas, et ikkagi edasi minna? No tegelikult ikkagi oma perekond, et mul on hästi toetav mees, kes aitab ja lapsed, eriti tütar, kes on vanem, et tema nagu hästi kogu aeg toetab mind ja ütleb, et sa saad hakkama ja sa oled selline ja selline, et ikkagi see lähim kogukond siis, et ka mõned sõbrad, kes on hästi lähedased, et kellega sa nagu jagad selliseid hetki siis, et nemad ikkagi toetavad, et pere ja lähemad sõbrad. Aitäh. Ma ütleks sama, et neid hetki on olnud väga palju, neid väga raskeid hetki on olnud palju, kui ma olen mõelnud, et miks ma seda teen, kuhu ma sellega nagu välja tahan jõuda. Eriti just sellepärast, et tegelikult ma käin ka täiskohaga tööl, mis nagu võtab väga palju ja mis on tõesti, ma teen oma päristööd ka 10 tundi päevas ja selle kõrvalt ma pean veel suutma õppida ja samamoodi ka veel ettevõtet luua. Aga kui ma räägin ühest hästi raskest momendist, mul tegelikult oli ennem see slaid ka siin, aga mulle kuidagi läks see mööda. See hetk. Aga mul oligi viimati siuke 2 nädalat tagasi ma käisin laadal ja sellega oli niiviisi, et me läksime sinna emaga. See oli Palamuse laad ja me läksime päev varem ja mu mõte oligi selles, et me lähme varem, võtame mõnusa ööbimise ja samamoodi, kuna meil on Palamusel on maetud minu vanaema, siis me teadsime ka, et me lähme käima ka siis surnuajast läbi, et me peame seal niikuinii käima. Ja see lõppes siis sellega, et mu ema jäi sel päeval, kui me Palamusele sõitsime, täiesti haigeks. Öösel kerkis tal väga kõrge palavik ja järgmine hommik siis pidin mina minema laadale, aga mul ei ole isegi autojuhi lube. Nii et mul oli see laadatavar kõik oli autos, me olime seal Jõgeval hotellis, ma tellisin endale hommikul vara takso, millega ma siis sain kogu selle tavaariga sinna laadale. Aga mu päev oli nagu nii rikutud, ma nutsin, ma mõtlesin, et kuidas ma nagu üldse siit laadalt nüüd ära saan, et mul ema on endiselt haige seal hotellis. Ja siis mul oli küll selline hetk, kus ma mõtlesin, et okei, et nüüd ma küll nagu, et ma ei taha rohkem nagu selliseid momente elus ja ma panin ja minuga tulid hästi paljud siis, kuna laat on niisugune, et see on ka nagu kogukond, sealt tulevad inimesed sinuga nagu rääkima ja mitmed nagu tuttavad tulid, et kuidas sul läheb ja siis ma rääkisin oma lugu ja kõigil oli nagu see, et aga ma tulen sulle appi õhtul, ma aitan sul kõik need asjad siin kokku panna, ära muretse. Ma viin su sinna hotelli, ma teen nagu kõik asjad, et siis ma ei tea, kas see nagu appi, et tegelikult see on ka nagu mingil määral, et oled see sama nagu inimene, kes läheb nagu teistele appi.
ja tookord ma tegin sellest ka sotsiaalmeedia postituse ja ma tegin selle niimoodi, et ma reaalselt ise nutsin, kui ma seda koostasin. Ja seda vaatas 80 000 inimest, seda postitust. Ja siis ma sain aru, et tegelikult see ongi see, et kui sa oled hästi avatud või nagu sa räägid nendest päris probleemidest, siis inimesed ka nagu, see puudutab neid. Ja see oli päris lugu ka, eks ju. Ei, see oli ikka. Et me arvan, me võime kõik siin saalis mõelda seda hetke, kui midagi ootamatut juhtub, kas haigusega või mingi plaan läheb ära või sa midagi väga pikalt oodad mõnda reisi ja siis transportiga midagi on ja siis keegi tuleb sulle appi, aga vaata, et ega see abi küsimine, aga sa nagu rääkisid oma tuttavatele, et ei jäänud sinna üksi viimaseks laadal, et kõik on ära läinud. Ma ikka nägin nagu väga õnnetu välja ka, ma nagu nutsin seal laadal põhimõtteliselt terve see aeg, et ma nagu jäin nagu sellega, ma ei suutnud oma emotsioone nii-öelda nagu vaka all hoida nii-öelda, aga lihtsalt mis mind nagu tohutult liigutas, oligi see, et kui mitmed inimesed olid valmis nagu aitama omast nagu ajast, omast nii-öelda vabast tahtest, et meil täna on nagu hästi palju seda, et sotsiaalmeedias igal pool me näeme seda, kus öeldakse, kus inimesed ei tule sulle appi, et me näeme nagu pidevalt mingeid videolõike, kus kohas kedagi röövitakse, kõigil on justkui ümber suva. Ja see tekitab ka nagu mingit sellist kuvandit, et justkui inimesed ei hooli enam ümber, et sa oledki nagu, kui sul on mure, siis sa oled tegelikult üksi, aga tegelikult ikkagi inimesed märkavad, inimestel on see soojus sees ja minu mõte seda jagades oli ka see, et ole ka sina ise see inimene, kes nagu märkab seda abivajat või märkab seda inimest, kes on nagu hädas ja läheb ise ka appi, et või ole ka see hea sõber, kes läheb appi, on ju. Jah, et ma ise, see on natuke haakub, aga et ise tegelen juhtimisteadusega, õpetan juhtimist, seal on ka siis see, et selleks, kui tahad saada väga heaks juhiks, siis kõigepealt ole hea meeskonna liige. Et enne kui hakkad, et see on tähtis, et õppida ja olla toeks ja nagu follower või järgija. Ma arvan, et see on täpselt see, aga mina jälle ei tunne seda, et oleks seda ükskõiksust nii palju, et ma olen väga palju kogenud selle programmi raames, ENA raames ka oma, et on seda toetust ja eks siis tulebki need õiged inimesed üles leida, õnneks sul oli seal see laada kogukond olemas. Aitäh, Isabella! Küsimus oli siis päris raske hetk. Päris raske hetk oli siis, kui ma mingi hetk arvasin, et kui ma lahkun oma töökohalt, mis oli siis palgaga, kuna oli tekkinud täis töökius, et sellepärast, et ma lahkun, siis ma ei saa seda asja enam edasi teha. Et see tiim, kes mul oli olnud, see, kellega ma olin töötanud, et teistel põhjustel lahkumisel ma pidin selle karjääri lõpetama. Aga nüüd ma olen jätkanud nagu mul siin kõrval inimesed ütlesid, oligi see, et see kogukond ja pere aitasid, aga mind aitas ka see mõte, et mul on logosse juurde pandud tegelikult merekilpkonn. Ja ma ei tea, kas ma kutsun seda oma hingeloomaks, aga mulle meeldib see mõte, et kui merekilpkonnad sünnivad, nad tulevad munast välja, nad on liiva sees ja nad peavad jõudma merre. Et siis sealt edasi liikuda, et seal enam ei ole oluline, kas sa jääd seisma, sa pead lihtsalt minema edasi, kiirusi loe edasi ja nii edasi. Ja see tõenäosus, et see liik üldse ellu jääks, see ei ole üldse loogiline, et see liik on tänaseni elus. Aga see lugu lihtsalt jälle kõnetab mind ikka, liigu edasi ja ma olen täna siin ja ma saan seda asja ikkagi edasi teha. Et olgugi need olukorrad, mis kunagi olid, ma olen sellest üle olnud ja ma olen ikkagi leidnud oma tee edasi. Väga hea kuulda, et sa oled sellest üle olnud. Teeme aplausi, ja. Ma korra Isabella kohta ütlen, siis tegelikult oli see Kristel, kes ütles seda, et asjad hakkavad liikuma siis, kui ma otsustan. Sa rääkisid otsustamisest ja see on täpselt see, et jah, on mingid olukorrad, et sa pidid lahkuma sellelt kohalt, sa saad aru, et nii palju jääb maha, aga ma pean otsustama, ma pean liikuma edasi, et see otsus on see, mis aitab edasi minna ja alati on diskussioon ka, et me siin rohesaadikute ühe seminari arutasime, et no kui ei tea, et kuidas otsustada, ei tea, mida otsustada, kuidas otsustada, on nii palju ebakindlust praegu. No ilmselgelt me ikkagi peame otsustama, siis me oleme järgmise sammu juures, saame sealt edasi minna. Et selline otsustamatus tegelikult on ka nagu otsus, aga ta ei anna mulle mingit selgust. Et selles mõttes, et ja on rasked otsused, isiklikus elus on meil mõnikord rasked ja töös ja kogukonnas ka. Aitäh. Kristel.
Jaa, et minul selle keeruliste olukordadega siis tuli tegelikult nagu, natuke isegi 2 asja. Üks oli see, et võib-olla keeruline on olnud siis, kui ma sean nagu liiga suured ootused nagu iseenda sees, eks ju, ja ma tegelikult ei suuda neid täita. Ja siis tekib ma nimetan seda ka, et see sisemine laeng on niivõrd suur ja kuidagi keegi seda ei tea, aga iseenda sees küpseb kõik ja nii raske lihtsalt olla, sest et ma tean, et ma pole täitnud seda, mida ma ette kujutasin. Ja siis võibki tekkida nagu sellist kas siis tardumist või kuidagi sellist ebamäärast. Teised saavad aru, et midagi toimub ka, aga ise ka ei oska väljendada, et või selline keerulised. Et siis on ka ikkagi aidanud see, kui on keegid lähedased, kas sõbrannad või keegi, kes on lihtsalt nii usub sellesse, mida sa teed, et siis kuidagi see nagu aitab ikkagi edasi. Et võib ikkagi öelda, et keegi teine inimene. Et kui mulle meeldib ka öelda, et koos oleme rohkem. Ja üks asi veel, mis on näiteks, et kui on raske, et seda ei tulnud siin esile, võib-olla oleks veel tulnud siit, aga ma arvan, et ka mingid sellised rahalised otsused on vahest rasked. Et ka, et kui ikkagi sa soovid, et asi jätkub, eks ju, et ma arvan, et ka kas või selle lastehoiuga või midagi, et siis on ikkagi see, et meil on need otsused, kas me nüüd paneme siis sinna enda raha alla, et midagi nagu liigub, et kui ei ole aega panustada ja niimoodi, siis me teinekord nagu kompenseerime seda ka võib-olla mingisuguste kulutustega hoopis. Et need otsused on vahest olnud rasked, aga kuidagi elu on näidanud ka, et lihtsalt tuleb korraks võtta paus ja tegelikult kõik laheneb hiljem. Aitäh, ma olen ise ka alati mõelnud selle peale, et kellega sa ennast nagu ümbritsed ja võib suvalised inimesed võivad see ümber nagu koguneda, aga teadlikult valida neid, kes on optimistlikud inimesed. Mitte ei peaks mureteks rääkima, aga on optimistlikud, nagu sa ütlesid, kui on nagu see teine tekib kahtlus, et sa saad seda niisugust narratiivi ja seda energiat, mis sinu enda ringkonnas liigub, hästi mõjutada, kes on need inimesed seal. Et selles mõttes on see ka tore. Siiri, mida te tahaksid jagada meiega? Nagu see kõige raskem hetk või? Mina olen Siiri hea sõbranna ka, et vaata, mis sa tahad jagada. Eks ole. Ja lisaks sellele, et Ester, mu hea sõbranna on väga hea mentor mulle olnud kõik need aastad, et see areng sinuga koos on olnud metsik ja meeletu. Love you too. Aga võib-olla ma toon selle kõige raskem hetke ära, et see 5 aastat ja natukene peale. Ega ta on üles-alla käinud ja et seda kogukonda koos hoida ja et neid koolitusi välja mõelda, et ega ei ole ju seda üksi teinud, et siin on ümbritsenud kogu see naiste vägi, kes siin esireas istub natuke tagapool, Ester sealpool, et meil on ikkagi eenalannade hulgas väga vägevad naised. Aga see kõige raskem hetk oli muuseas see aasta kuskil jaanuarikuus, kui ma jäin haigeks, ma sain suhtkoht kehva diagnoosi alguses ja see mõjutas ka minu enda nagu sellist nii-öelda füüsilist toimivust. Lisaks olid meie perre tulnud 2 väikest last ja mu mees oli ka haige, et see oli nagu tohutult raske hetk ja samal ajal korraldada seda meie ägedat programmi ja kõigega hakkama saada. Ma arvan, et ma ei oleks sellest välja tulnud sellisena, nagu ma täna siin laval olen, kui ei oleks olnud teid siin ümber, kes te võtsite mu oma turvavõrku ja teie naised, kes te olite registreerunud sellesse programmi ja enam ei olnud võimalik tagasi minna ja seda üle anda, kuigi ma mõtlesin sellel hetkel väga tõsiselt selle peale. Ja see sama teie tugi, minu sõbrannad, minu eenalannad, et see võrgustik, mida te mulle andsite, kuidas te toetasite, kuidas te helistasite, kuidas te kirjutasite, et see oli nagu hästi äge ja see meenutas mulle sellist ütlemist, et kes sa oma elus tahad olla? Kas sa oled oma elus näitleja ja mängid kellegi teise lavastust? Kas sa oled lavastaja, kes sa lavastad kellegi teise tükki või oled sa looja, kes loob oma elu ise? Ja kui mul see meelde tuli, siis ma sain oma poweri tagasi, aga seda aitasite meelde tuletada teie. Aitäh! Jah, et aitäh hingest nagu jagamast ja ma arvan küll, et sellised, miks ma küsisin kohe, et see nagu raske hetk, et
kas me peame alati elus kõigest nagu mingi õppetunni saama või nii, aga see on see, et kui sa nagu reflekteerid ja mõtled ja kuidas ma sellest üle sain, et see aitab järgmisel korral, sellistes rasketes olukorrades võib-olla lihtsamalt tegutseda. Aga nüüd väga rõõmsas toonis, meil on laval siin muutuste loojad. Te rääkisite oma ettekandes, et millist kogukonda te loote ja mis on olnud selline nagu kõige ülevam või kõige kihvtim asi, mis te nende aastate jooksul loodud kogukonnast ja sellest kogemusest kaasa võtate? Kas sa tahad Siiri korra kohe vastata või te mõtled korra hetke, eks ja? Üsna lühike mõtlemisaeg, aga vist teinekord ei olegi vaja nagu midagi, see, mis esimesena pähe tuleb. Ma saatsin ette inimestele teised küsimused, kui ma küsin. Lihtsalt teile infoks, et nii on huvitav. Muutuste juhid ikkagi siin. Mul ei ole kunagi kodutöö väga hästi tehtud olnud, nii et selles mõttes. Vahet pole, eks. Aga praegu, mis mul kohe meelde tuleb, mis väga hästi nagu kindlasti õnnestus, oli võib-olla see ka, mis ma esitluses ka rääkisin. Me tegime Eesti Rahva Muuseumis siis tegin niisuguse Kirivööpäeva huvilistele sellist reaalelu sündmust, et see oli Kirivöö inspiratsioonipäev ja mulle läks, see oli nii hästi, sellepärast, et me müüsime kõik seminarisaali täis ja pileteid ja puudu ja rahva huvi oli nii suur ja vabatahtlike tiim oli nii äge, nii et ma sain super kogemuse lihtsalt, kuidas sündmus ise loob ja kuidas see teema nagu läheb kõigile nii korda ja kõik unistuste esinejad olid mul selles sündmuses sees, nii et väga äge kogemus oli. Mina ütleksin sihukese näite, et ma saan olla nagu naine. Et meeste alal naine ja suhteliselt noor veel sihukesel alal, et enamus, kes sellel alal praegu töötavad, on umbes 40-50 mehed. Ja kes on nagu sihukesed täistehnilised sukeldujad, kellel on kõik tatoveeringutes tehtud varukad ja mõned on hästi sihukesed, lähme teeme ära, mis mõttes me ei tee seda ära ja siis vahepeal ütled, aga mõtleme, mis asi see teadus seal taga on, mida me saame teha ja siis nad on mingi hetk vaatavad nagu, mis sa oled napakas peast või ja siis järgmine hetk on, sul on tõsi, jah, okei, lähme teeme seda niimoodi, nagu sa ütled. Et nad jäävad seda nagu mingi hetk kuulama, et see on nagu olnud äge kogemus, kui sa tunned ja kuuled nagu noore naisena sihukeste kõvade meeste seas, et me teeme niimoodi, nagu sa ütled. Väga lahe, väga lahe. Ma võib-olla olen ka siin praegu natuke originaalne selles suhtes, et ma ütlen midagi sarnast, et ma ütleks samamoodi see naisenergia pool. Sest et mina oma igapäevaelus, nagu ma enne ütlesin, mul on 3 poega kodus on ja pluss mees, ehk siis ma elan iga päev 4 mehega koos. Jumal küll. Ja ma teen tööd, kus kohas enne mind töötas vist üks naine 10 aastat tagasi ja ma töötan siis koos 54 mehega ettevõttes. Ehk siis ütleme nii, et need suvepäevad on ka alati natukene huvitavad. Et ma lihtsalt tundsin, et see meeste maailm on minu jaoks nagu nii rusuv, et ma tahtsin nagu just nagu leida seda naiselikku poolt, seda pehmust, seda helgust, võib-olla sellepärast ka mu brändi nimi tuli natukene selline võib-olla imal mõne inimese jaoks hingest loodud on ja see on hästi roosa, see on hästi lilleline, et just nagu toetada seda nagu naiseks olemist nagu vähemalt enda nagu selle kogu meeste kamraadi kõrvalt. Et see on minu jaoks andnud nagu hästi palju. Väga huvitav, sa räägid seda tausta ka, et sa oled nagu tööalaselt ja kodus on ka sul mehed ja poisid. Et kas sa siis üks või seda ettevõtet tegid ka, kogu see ökokosmeetika pool ja see looduse pool, kas seal on rohkem naised? Jaa. Ainult naised? No põhimõtteliselt on seal enamasti naised, kui jätta välja see, et kui minna täiesti sinna tooteahela algusesse, kus sa ostad toorainet ja seal on distribuutorid, edasimüüjad, tootearendajad, siis seal on jah nagu mehi. Aga sul sa rääkisid, et see tekkis ka vajadusest, et su lastel oli see tundlik nahk. Jaa, seda ka, aga ta on lihtsalt hästi naiselik tegevus minu jaoks. Väga tore, aitäh.
Mul praegu nagu meenus üks situatsioon, mis on mulle nagu siiamaani nagu mul tuleb pisar silma siis, et oli ka üks meie üritus ja kus tuli peale, meil on alati kõik ju õueüritused, sellised matkad ja siis tuli üks isa, kes muidu hästi vähese jutuga, niisugune suur ja tõsine mees ja siis ta tuleb, tal on pisarad silmis, peaaegu nutab, ütleb, et need on meie elu viimaste aastate kõige paremad asjad, mis me oleme nagu leidnud või et see meie hoid. Et see nagu mind väga liigutas ja kui päris aus olla, siis pärast seda nendel rasketel hetkedel ma olen meenutan nagu seda isa ja siis mõtlen, ma teen tegelikult ju õiget asja, et ma lähen ikkagi edasi. Et see annab nagu seda jõudu, et kui selline tõsine, suur mees tuleb ja nutab peaaegu, et siis ju siis on ikkagi midagi. No super, aitäh! Ma annan kohe sulle, Siiri, ka, et ma arvan, et need positiivsed asju tuleb ka endale rohkem ka välja rääkida, sest see on see, mida me peaks rohkem meenutama ja tegema. Sa ütlesid, et see on nagu väga lahe, ma kujutan, et see mees mõtles, aga tuli südamest, väga tore. Siiri? No mul oli nüüd pikk mõtlemise aeg, et kõige ülevamad hetked on need selles kogukonnas, kui me kokku saame, nagu täna praegu siin. Et saime suveseminaril kokku, saime sellel 3K-l kokku, kui me hakkasime minema ja me oleme ju tegelikult täna 3. konverentsis ja mulle vist kõige ülevamaks hetkeks muuseas ikkagi on see esimene konverents, kui Marii välja taga oli sellele meie maalaulule, Ma olen maa, teinud kooriseade ja me olime seal Laulasmaal ja Arvo Pärdi keskuses, selles saalis, see kaja, see kõla, meil on üks salvestus alles sellest. Et võib-olla see on üks kõige ülevamaid hetki selles programmis, kui see laul sellise poweriga tuli ja pärast seda see konverents loomulikult sinna otsa. Ma ei tea, nõustute? Jah. Ja ma arvan meie see programmi puhul ka, et on ikka, et siin on sellist ju ka igapäevaelu, et siia juurde asjad ette valmistan, kõik aga sellised kogukonna, meie rohekogukonna üritused on kindlasti need, mis annavad jõudu edasi teha ja võimestada. Sest täna, kui sa Siiriga rääkisid sellest programmist algul olid, et väga-väga palju asju on meil ära tehtud. Sealt oli üks rida puudu, lõputud koosolekud ja arutelud ja asjaajamised ja meie kõikide pered on, me võiksime pereliikmed, vähemalt ühe pereliikme igas meie tiimi inimese võiksime panna selleks Eena auliikmeks, ma mõtlen nagu abikaasa või poeg või tütar, sest kõikidel on sinu abikaasa. No mehed tahtsid oma klubi juba teha. Meestel on oma klubi, et nad alati käivad meid nagu aitamas ja abistamas, et aga see annab ka jõudu, et me näeme see rohkem, kindlasti see laulu pool ka. Aga nüüd teemana ja et kui te annaksite nõu nüüd oma täitsa praktilise kogemuse pealt, et võib-olla kuidas luua sellist, ise saad valida, kas mõjuga kogukonda või mõjuga ettevõtet. Et kui meil täna on siin saalis inimesed, naised, kes neil on äriidee pisuke on olemas või idee pisuke on olemas, mida tahaks teha, et kuidas siit edasi minna või siis kogukonna poole pealt, et võib-olla olen mõnes oma kogukonnas, tean, et nii võiks mõnda asja teha, aga kuidas sealt liikuma minna? No ma võtan siit üle, et oleme seda ju siin programmis rääkinud ka, et kõige olulisem on see miks sa seda teed. Kõigepealt iseenda miks. Kas see on see, mis sinu südant puudutab? Kas see on see, mida sa tahad teha ja siis sa lähed sinna, kuidas sa seda teed. Et meie kogukond hakkas liikuma sellest, et meie miks oli see, et me nägime, et loodust tuleb rohkem hoida. 2019 aasta lageraied, kõik igal pool sodi laiali, inimesed ei hooli ja asi oli nagu päris hull. ESG-st ei olnud veel keegi sellel hetkel kuulnud ja meie miks oli see, et me tahame tõsta teadlikkust, kuidas mina ise saan muutust luua oma kodus, oma kogukonnas, oma töökohas, oma organisatsioonis. Ja sealt me kasvatasime selle
mõtte edasi ja ootamatult palju selgus, et on väga palju just naisi, kes sellele küsimusele, miks ja mida tema teha ise saab, samamoodi haakusid ja meiega liitusid ja järjest see lumepall läks veerema. Nii et kõigepealt panna see paika. Ja järgmine asi, mis on, et natukene peab olema ka selline tehniliselt loov. Kui sa hakkad tegutsema, et kuidas sa saad need inimeste andmed kohe kätte, et sa kogud neid e-maile, et sa lood oma sotsiaalmeedia võrgustiku, et sa oled kohe esimesest hetkest valmis, et see võrgustik hakkab tekkima ja sealt liigub edasi. Ja täpselt sama on ju tegelikult ka ettevõtlusega. Sa räägid oma lugu, sulle tulevad järgijad ja sealt ta läheb edasi. Jaa, et mul tekkis nagu ka kaks mõtet. Üks tõesti, et kui olla kuskil nähtaval ja rääkida, kas või tõesti laatadel või kuskil ja pakkuda inimestele tõesti võimalust nagu selle teemaga haakuda ja siis koguda kontakte. Ja siis mul on selline tunne ka, et tegelikult see kogukond tekib ka sellest, kui sa pakud inimestele nagu oma siis selle valdkonnaga või pakud seda võimestust või kuidagi ma räägin nagu enda seisukohalt, et inimesed saavad nagu ka panustada ja ennast kuidagi tõesti ka leida midagi sellest, mis neile oluline. Et nad ei ole mitte ainult nagu vastuvõtjad, aga nad saavad seda hoogu sellest ettevõtmisest juurde. Et nad saavad tulla rohkem ise ka nähtavale ise endana või ükskõik, kuidas seda siis nimetada. Jah, et just see osalemise aspekt on ka hästi tähtis, ka ja et see mitte ainult et saad saaja rollis olla, vaid et just see osalemise ja ise panustamise efekt on ka hästi oluline, et aitäh. Mina isegi tooksin niisuguse teise kogemuse, mis ma nagu nägin, et välismaal elades vahepeal, et seal on niisugune hoopis teine keskkond võrreldes Eestiga, kus mingites olukordades on kiitust antakse sulle rohkem, aga need saavutused peavad sul ikka nii võimsad olema, et see oleksid üldse nähtaval kuskil. Et Eestis on natukene nagu vastupidi, et saavutada on sul lihtsam siin. Sa saad teha neid väiksemaid samme, mis tegelikult paistavad suuremana, et sa võid koguda seda nii-öelda kiirendust ja liikuda siis sellega nagu palju suuremaks. Et eestlased on natukene kitsid sellega, et ei suuda anda kiitust, et võib-olla on välismaal neid kogukondi, võib-olla neid tutvusi saad välismaalt, et peaks olema niisugust julgust lisaks veel minna välismaalt otsima seda, et online meetingud on väga lihtne, kaugtööd saab teha ja võib-olla sellega saab mingit algatuski alustada. Sa mõtled, et sa ütlesid, et julgusta nagu kohe laiemalt tegutsema, eks ju? Jah, ja võib-olla ise, et aga praktikate mõttes, et õppida, kuidas teised on teinud, ja eks meiega oleme ju vaadanud, et häid programme, häid tegija praktikaid ja võtta ka ühendus ja julgelt küsida. Head tegijad on alati valmis jagama. See on minu kogemus, et need, kes võib-olla ise veel kahtlevad ja need mõtlevad äkki ei tea, mis küsib. Aga hea tegija on, ja me oleme isegi jaganud oma kogemust ju teiste riikidega päris palju. Aitäh! Minu mõte on võib-olla see, et täna me näiteks kas või sotsiaalmeedias näiteks, ma toon näite, et kui sa teed mingit väga head asja, siis alustatakse ka sotsiaalmeedia tegemisega siis, kui sul on see asi juba valmis, sa oled valmis müüma ja siis hakkab justkui kogu see sisu tootmine ümber selle toote müügi. Aga mis mind täna nagu paelub või mille üle ma nagu mõtisklen, on see, et inimesi tegelikult ei huvita see. Neid ei huvita see, kui sa nagu kogu aeg reklaamid näiteks oma toodet. Valmis ja perfektne. Jah, valmis ja perfektne ja ideaalne sulle. Tegelikult nad tahavad näha sinu probleeme, sinu katsumusi, sinu murekohti, sinu õnnestumisi, sinu edulugu. Et juba, et kui sul on kas või näiteks mingisugune, ma ei tea, äge toode, mida sa teed, siis sa võid juba hakata looma seda kogukonda läbi selle, et ilma, et sa midagi müüksid või sul on juba mingi müügiplaan, et hakka üldse nagu näitama seda oma tegevust, et mida sa teed. Ja siis sa näed ära, kuidas inimesed hakkavad sellega engage ima. Ja nad hakkavad sulle kaasa elama ja tegelikult läbi selle sa saad seda powerit ja võib-olla ka julgust minna selle tootega näiteks edasi või sa ära vormistada, seda müüma hakata ja läbi selle siis nagu just seda story't nagu veel edasi nii-öelda arendama, kui et mina näiteks mõtlen, et kui mina alles alustasin, nagu ma rääkisin, et ma kodus tegin neid retsepte ja
ja üritasin internetist leida seda infot, ma mingi hetkel tuligi sein ette, et sa ei leia seda infot nagu rohkem. Et siis ma mõtlesin, et võiks ka olla nagu inimesi, kus ma näen nagu, et kuidas siis päriselt see kosmeetika tegemine näiteks käib, on ju, et kuidas ma üldse nagu alustan või kuhu poole ma pöördun, et kui ma ise esimese toote nii-öelda valmistan, siis ma mõtlesin, okei, kuhu ma nüüd lähen? Ma ei osanud kuskile mujale pöörduda, ma kirjutasin Terviseametisse ja siis Terviseamet ütles, et kuule, et ma pole küll õige koht, kuhu poole pöörduda, on ju. Et see info, on ju, et kuidas see üldse nagu liigub, et seda nagu jagada. Kus sa läksid siis? No tegelikult Terviseamet lihtsalt kontrollib, on ju. Ma tean, nemad on järelevalve, aga tegelikult siis ongi juba need ohutushindajad, et sa pead leidma siis need ohutushindajad, kes hindavad su toote ära ja saad läbi selle siis selle müügiloa, on ju. Aga kus sa selle info alguses nagu kätte saad? Noh, ma ei leia seda Google'dades, ChatGPT, et kuhu ma nüüd pöördun, on ju. Et jah, võt. Ma nõustun kõik nende eelkõnelejatega, et minu jaoks on ka nagu just see, et kui sul on see oma miks nagu, kui see oma see unistus, et sa sellest nagu nii põled, siis pole vahet, kellega sa kohtud ja kui sa hakkad sellest rääkima, siis lihtsalt see kiirgab sinust nii välja, et sa tõmbadki neid õigeid inimesi endale ligi, et kui sul on see oma miks olemas, siis see ongi see kõige olulisem. Aitäh, ma arvan, et sa peaksid tegema nüüd siis täiskasvanud selle õuehoiu ka, et me tuleksime kõik, et mul oleks seda imeliselt vaja, et see võib-olla sobiks meil ära, sest me oleme kõik liiga vähe õues. Ja vahepeal võime tööd teha ju ka, kui on seda just otseselt vaja. Meie panelistena täna viimane küsimus ja jälle teile kõigil natukene tulevikust ja inspiratsioonist. Millist muutus soovid oma kogukonnaga järgmise 5 aasta jooksul luua? Kes valmis? Võib alustada. Millist muutust soovid oma kogukonnaga luua järgmise 5 aasta jooksul? Minul on küll üks hea muutus, mille jaoks on meil täna hästi hea platvorm. Et hetkel PPW Internationali tasemel Türgi ja Kariibi mere saared tahavad meie programmi. Ja ma väga loodan, et meie lahedast ettevõtmisest, sellest kogukonnast kasvab välja maailma kogukond, kus teie, kes te siin täna olete ja kes on ka eelnevalt osalenud, saate olla need juhendajad, need õpetajad, need kaaslased, need toetajad, kes loovad muutust mitte ainult siin Eestis, vaid ka mujal. Nii et ma väga näen seda kogukonda kasvamas selles suunas, et ei ole ainult ise teostajad, vaid et teie ümber tekib oma kogukond samamoodi. Aga et te tulete ja astute ka väljapoole ja näete seda kohta ja aitate seda kohta, kus see muutus on järgmisena vajalik. Aitäh. Kirivööpäeva sõpradest. Tekib siis selline kogukond, kes levitab seda sündmuse infot ja mitte keegi ei pea enam mäletama, kes oli Kristel Vihman, vaid lihtsalt see sündmus on juurdunud, et see on näiteks 5 aasta pärast. Kõik lihtsalt teavad, et eestlased kannavad jaanilaupäeval kirivööd, et see on juba väga nagu selline tavaline traditsioon. No see mulle tundub hästi selline lihtne plaan, et jaanipäeval on kõikidel inimestel kirivöö ja kui laps sünnib, siis talle pannakse kohe kirivöö ümber. Ja siis on veel see, et kooli lõpetamise puhul on super kingitus kirivöö. Ja ma räägin päriselt seda, et see oli natuke nagu suur ambitsioon, aga kirivöö, miks ta ei võiks olla meil tõesti palju rohkem igapäevaselt, ta kaunistab meid. Ja kui õpetajale mõtlete, mida kinkida kevadel alati, miks mitte kirivöö, eks? Või sõpradega mõtlete, mida sõbrale kinkida, miks mitte kirivöö? Sest et ta maksab natukene võib-olla üksikisikule liiga palju, aga koos on tore. Ta on väärtuslik. Mitte ainult kirivöö, vaid minu meelest väga äge kursus on kirivöö kursus, mida kinkida. Ja, aitäh. Ja maksmata reklaamipausid nüüd. Hiljem siis kohvi nurgas kohtume. Minu
lootus on kunagi siis võib-olla mingi doktorikraad ära teha, aga siis sellest tulenevalt oleks üks hea mudel, mida võib-olla kunagi saaksid Saaremaa purjetajad ise kunagi kasutada, et aru saada, kuidas kunagi ümber Saaremaa seilati. Et selles kultuuripärandist ja laevavrakkides tekib siukene pilt, et kõik oskavad teada, no nüüd nad sõitsid niimoodi. Just need saarlased, kes enne ristiusustamist olid seal. Et siukesed kultuuripärandi jätkud on kuidagi traditsiooniks kujunenud. jah, et suur aitäh, tegelikult natuke meid viimases merearheoloogia valdkondas on äärmiselt põnev ja kui sa näitasid seda kaarti, seda Eesti kaarti, et kui palju neid vrakke on ja oli väga-väga huvitav, nii et igal juhul sulle edu oma töös, aga just sellega laiemalt, et inimesteni jõuaksid need teemad ja asjad ja kogukond tekiks. Aitäh! Aitäh! Mina pigem nagu näen siis läbi võib-olla oma teadmiste jagamise, et ma täna olen järjest neid koole nii-öelda läbinud, neid teadmisi tuleb järjest iga päev juurde ja lihtsalt nagu läbi siis oma teadmiste võib-olla aidata ja toetada nagu neid, kes on hästi algusjärgus, sest meil tegelikult on Eestis väga palju neid, kes teevad kodus kreeme näiteks, kes teevad oma looduskosmeetikat, see on väga popp eestlaste seas selles suhtes, et teha ise kodus asju, kõik, mis võimalik teha on, et mitte osta, vaid ise teha. ja võib-olla siis mina nagu lihtsalt üritaks nagu rohkem jagada seda teadmised, kuidas teha õigesti, kuidas teha ohutult ja kuidas siis ja kui tahta ka sellega minna edasi äritegevusse, et kuidas need etapid siis võiksid välja näha. Just. Mina näen, et minul seal Kotkapojas tekiks ka selline kogukond, nagu oli Muugal. Et oleks just see täiskasvanute kogukond, kes siis väärtustaks keskkonda, loodust, oma tervist, et siis just, et harida siis neid täiskasvanuid. Et lapsi, neid ma harin niikuinii. Nüüd harin ülikoolis üliõpilasi, aga et siis ka ütleme siis neid täiskasvanuid harida. Super, suur aitäh teile, kallid naised, et kuulasite paneeli, kuidas kasvatada üksikust roheteost kogukonna muutust. Suur aitäh kuulamast! Siia kõrvale, on. No nii, kostub ilusti, jah? Veel korraks, kes ei ole veel kuulnud, et on olemas kogukonna portaal roheettevõtlus.ee, siis siin on ta seinal. Nii et palun liituge meie kogukonnaga, et sealt kaudu tuleb teile edaspidi info, millega me tegeleme. Aga nüüd, kell on täpselt 4:30. Me vist nii täpses ajagraafikus pole kunagi olnud, et täpselt sekundi pealt on käes see hetk, see pidulik hetk, kus kohas me anname välja tunnistused. Aga need tunnistused, nagu te teate, on digitaalsed. Tegelikkuses, kui minu disainerist abikaasa nüüd õigesse kohta need üles pani, on need juba meie Drive'is, meie ühises Drive'is üleval, aga Riina Piigli, tule ka palun siia poole lavale või minu kõrvale, et kui sa neid välja hakkad järgmine nädal saatma, siis jõuavad nad ka igaühe mailboxi. Aga siis on nii, et need tunnistused näevad välja sellised. Nad on nüüd pisikesed vist tundub, näete ilusti sealt. Et meil on 2 tunnistust. Üks on siis Estri poolt eest veetud rohesaadikute programmi. Ehk siis osales ENA programmi Naised ettevõtluses roheline ja hooliv maailm raames 2004-2025 aastal rohesaadikuna ning andis suure panuse roheideede arendamisse ja roheettevõtlusesse. Ja teine tunnistus on, et
osales ENA programmi Naised ettevõtluses roheline ja hooliv maailm raames aastatel 2024 kuni 2025 roheettevõtluse äriarendusprogrammis ning andis rohetiimi liikmena suure panuse enda ja tiimikaaslaste roheideede arendamisse. Need tunnistused võite uhkusega LinkedIni üles laadida. Ja rohesaadikud, tõuske püsti, kes täna siin on ja kes online'is vaatavad. Ja teeme suure aplausi. Ja loodame, et kõik sai ilusti kirja, kallid naised, ja siin sai kriteeriumiks see, et kes kirjutasid ka selle artikli. Et sai toimetatud, et me otseselt, kes olid nende järelevaatamisi, neid niimoodi üles ei lugenud, et kõik need naised kirjutasid siis kas arvamusloo, portaali, mõned on veel vist ilmumisel, eks ju, meil alles tuli need viimaseid lugusid juurde, aga jah, et see on siis nimekiri, kõik need seminarid on järele kuulamiseks olemas, neid saavad kuulata kõik siis, et meistriklassid, 5 meistriklassi, et aitäh kõigile osalemast. Aitäh! Ja nüüd roheettevõtjad. Et Riina, sa oled kõiki toetanud terve selle aasta vältel. Ütle nüüd paar sõna siis eetrisse. Jaa, aitäh, et te toru tõstsite, kui ma teile kirjutasin või muidu suhtlesin, sest muidu ei oleks sellel kogukonnal mõtet ja suur tänu nendele grupijuhtidele, kes me esimesel päeval kas valisime või järgmistel nädalatel ja kuudel kujunes ja et nad hoidsid neid tiime koos, kes rohkem, kes vähem, täpselt oma jõudu mööda. Ja eriline tänu ikka nendele tiimidele, kes ägedalt lõpuni vastu pidasid ja ilmselt järgmised 5 aastat veel koos käivad, selles ma olen kindel. Aitäh! Aitäh, Riina! Siin on mitu lehekülge, ma käisin nad vahepeal läbi, et vaadake siis oma eesnime järgi. Kui nüüd keegi märkab, et ta on siit välja jäänud, anna mulle märku. Nii, või Riinale. Meie saime ka, Riina andis meile ka. Meile ka, see on tore. Riina andis meile ka tunnistused, nii tore, aitäh. Suur tänu teile, Ester, suur tänu, Riina, et selle ägeda aja eest. Ester, sa võiksid nüüd ka minna istuma. Et ma võtan sult päeva juhtimise üle. Nii et, ja nüüd on siis see kõige toredam, aga ühtpidi ka kurvem hetk. Et selleks korraks saab programm läbi. Me küll jätkame järeltegevustega ja portaal jätkab ilusti, aga me kokku nüüd tükk aega ei saa. Ja on tänutunde aeg, sest et ega üksinda ei tee midagi. Me teeme seda kõike koos. Ja võtan siis järjest ette, keda tänada. Alustame tänusõnadega meie Coca-Cola fondi naistele, kes on meid siis 3 hooajal toetanud ja sellel hooajal. Täna nad kahjuks osaleda ei saanud, aga nende nimed on teie ees. Nele, Mari-Liis ja Liis on need naised, kes on aidanud meid sellel teekonnal jõuda nii kaugele ja et meil on olnud võimalus kõiki neid sündmusi teha ja teie jaoks võimalikult väikeste kuludega. Tänast sündmust toetasid Gurmeeklubi, puhastusekspert, kortsud.ee, sinu ilu hoides, Effelis Bio, Aeranta Advisory, Marko Puusaar ja pilte teeb Glen Pilvre. Ja nüüd ma palun siia ette naised, Eleonora Kotta, meie programmitiim, Heleniga koos me seda teekonda alustasime. Ester Eomois, programmi partnersuhete juht, tänu kellele see programm sai nii suure jõu alla. Kai Klein, meie Roheklubi president. Tagumine taustajõud, kes igas hetkes on olnud back-upiks. Meie mentorid, Mirel Merirand.
Anneli Aer, Maie Mängel, Marika Jõeleht, Riina Piigli, Kristiin Bauer, Riina Eedra, kes on täna Itaalias veel, lendab tagasi, Liigubenko, Kertu Liibert ja Helena Reinhold, kes elab Itaalias ja Ingrid Eomois, kes elab Maltal. Teeme kõikidele naistele aplausi. Ja Maie ja Mirel peavad ise andma kõikidele tänupakikesed. Kas meil jääb üks üle? Ja kutsume siia ka Janet Väärtnõu, kes on meie patroon olnud ja meid toetas Pidula Wakeparkiga ja teeme talle ka aplausi. Aitäh. Ma tänan teid kõiki, kallid naised. Aitäh selle teekonna eest, see on olnud väga äge. Ühel päeval jätkame ja teie naised, ma loodan, et see teine tort maitseb ka hästi, sest et nüüd on see hetk käes, et võtta. Ja. Meie tiim ei oleks nii tubli ja nii suur, kui meil ei oleks Siirit. Ja Siirile on meil väike kingitus ja saad sa hoida mikrofoni. Siiri just rääkis, et kuidas ma nüüd selle suure kingikotiga ära lähen ja selle peale tekkis mul kohe mõte. Sa ise tassid seda. Või te kõik korda mööda. Mina sellega siit ära ei liiku. Siirile ja see on siis üks meie Ukraina projekti naine, meil on teine projekt veel, Ukraina projekti naine Olena on selle teinud, nii et aitäh sulle, see on sulle. Suur tänu, aitäh, see on nii armas. Lemmikud, lilled. Ja ega siin midagi, nagu ma ütlesin, tort tuleb, hoidke meiega kontakti. Jagan teile uudiskirju, kirjutame portaalis artikleid, kõik, kes tahavad, palun kirjutage mulle siiri@siromo.ee, leiate roheportaali alt. Kui te tahate, et teie asjad oleksid üleval, 6000 lugejat kuus on päris korralik arv, eks ole? Et teie tegemised ja teadmised jõuavad nende inimesteni ja meie oma võrgustikuga, mis on sotsiaalmeedias 4,9 tuhat 4900 followeri, et ka on ka paras korralik kogukond. Nii et aitäh ja võtame nüüd laulusõnad uuesti ette ja hakkame torti sööma. Ma tänan. Iga päev on maapäev ja läheb lauluks uuesti. Ma olen maa õhus tuules. Ma olen maa järves jõe vees. Ma olen maa tules põledes. Ma olen maa kullas säärades. Ma olen maa õhus tuules. Ma olen maa järves jõe vees. Ma olen maa tules põledes. Ma olen maa kullas säärades.